jooksin terviseks. Mikrofoni kaasa, sellepärast et ma ei peaks karjuma, kuigi siin ei ole väga suur müra. Aga issand jumal, ma ei ole teid tervitanud siia vlogi. Tere tulemast meie Londoni vlogi. Ma isegi vist ei jõudnud mitte midagi rääkida sellest, et ma siia tulen, aga me oleme siis ööga tulnud Londonisse. Esimest korda elus, nii et väga põnev ja me tulime siis tegelikult Hertzi viimasele kontserdile või noh, üks, ma ei tea, ma ei usu, et nad seda bändi edasi teevad. No jah, aga neil on suvel väga palju kontserte. Ei, seda jaa, et nagu jah, meie jaoks ilmselt viimane kontsert ja see on siis homme. Nii et me jõudsime siia Londonisse eile õhtul ja nagu me tulime lennujaamast taksoga mingi üle tunni aja, aga noh, raha mõttes see tundus suht sama kui see, et me oleks mingite erinevate rongide ja asjadega tulnud ja väga huvitav oli nagu juba esmamuljed sellest Inglismaast ja Londonist olid nii ägedad nagu kõik see arhitektuur ja majad, mida me nägime ja jah, väga äge. Ja üks haarimatu asi on ikkagi see teistpidine liiklus, sest ma ei tea, ma ei suudaks vist üldse sellega hakkama saada. See kõik tundub nagu nii ebaloogiline. Aga jah, eile me siis tegime hotellis check-in'i ära, käisime lihtsalt toidupoes ja noh, siis oligi juba suht pime ka, et ei hakanud kuskile väga trippima, aga täna me siis jalutame praegu Big Beni juurde, mis siis meie hotellist on poole tunni kaugusel ja nii põnev on. Ja õnneks ei ole praegu liiga külm, sest noh, see ilm ikka Londonile kohaselt mängis veits vingerpussi, et nii kaua näitas, et siin on mingi hull suvi, nii soe. Ja mida lähemale see reis tuli, siis jah, täna on nagu siuke vihmane veits. Ja pole enam seda summer vibe'i, aga ei ole hullu, vähemalt ei ole nagu päriselt külm. Aga mu käsi on suremas, ei jaksa hoida enam praegu üleval, nii et tere tulemast Londonisse. Koha juures. See on täpselt siuke koht, mida sa kunagi õppisid inglise keele tunnis või nagu nendes töövihikutes ja õpikutes oli. See on siis, kuidas see eesti keeles on? Ei tea. Nime ei tea. No jah. Või noh, ma ei tea, kuidas see square välja. Noh, Trafalgar Square igatahes ja very pretty. Muuseumis nii kaua aega, see oli nagu nii lahe muuseum, siis kuidas National Museum ja see oli täiesti tasuta nagu mingid maailmakuulsad maalid ja ma ei tea, tõesti siuke lõputu koht, väga ägedad asjad, mis me nägime ja siis me kõndsimegi siia, kus me praegu oleme, meie taga on siis London Eye ja issand, see kaamera on nii lähedal, et see lihtsalt häirib, aga teisel pool on Big Ben. Siin ta on. Ma võtsin korra mikrofoni ära, sest
ma ei tea, mul on reaalselt siuke tunne, et kui mul on mikrofon sees, siis see filmib lähemalt. Ei tea, kas on reaalne, aga igatahes ilm on siuke täitsa soojaks läinud, nüüd on väga mõnus olla. Ja kell lõi siin Big Benis 12 päeval täpselt ja päike hakkab välja tulema. Väga mõnus. Sobit siia roosada pükse. Ma olen nii tark, et ma jätsin kaamera 20 minutiks mingit seina filmima. Nii et aku on tühi, kell on mingi 3:30 varsti. Me oleme natuke väsinud, sest nagu ikka, kui sa terve päeva ringi tambid, eriti kuskil uues linnas, siis on nagu see väsimus tuleb kergemini. Aga me käisime söömas sellises toredas kohvikus nagu L&N, mida ma olen TikTokist näinud ja äge, et sai ise ära käia. Ja nüüd me lähme käime mõnedes poodides, fotopuut oli siin ka. Aga ma ei tea, kas oli see või? Ei, see ei olnud see. Igatahes käime mõnes poes ja vaatame ringi ja teeme õhtuks plaane. Oh my god! Te ei kujuta ette, mitu tunnid me õues olime. Nagu täiesti crazy. Siin linnas nagu jalutades on väga raske midagi saavutada. Me just rääkisime õega, et nagu esimene pool sellest päevast läks väga hästi. Me käisime siis seal Big Beni juures, tegime pilte ja nagu, ma ei tea, aeg ei läinud kuidagi minu meelest nii kiiresti. Aga siis me läksime sinna Covent Gardeni nagu linnaossa. Et siis seal mingeid mitte pilte, vaid poode külastada ja käia mingites kaltsukates ja värki, aga see oli crazy. Seal on lihtsalt nii palju, ongi nagu nii palju poode, nagu see lihtsalt nii suur kõik. Ja see võttis omajagu läbi 21 000 sammu tänasega praegu ja jalad löövad veits tuld. Me tulime siia hotelli, mis on siis, me oleme selles mõttes nagu teisel pool jõge. Ma ei ole eriti hea nagu seletada ilmselgelt. Ma vaatan, mis siin meie pool jõge on. South Bank. Meie oleme siis sellises linnaosas nagu Southwark. Ilmselt paljudele see ei ütle mitte midagi. Aga nagu jah, see Big Ben oli 30 minutit jalutada ja veel siin Buckingham Palace on 30 minutit jalutada, et nagu mingid sellised vaatamisväärsused on ikkagi jalutataval kaugusel. Ja see linn on lihtsalt nii suur. Aga tegelikult oli plaanis osta mingeid riideid ka, sest ausalt öeldes ei teagi, mida selga panna, sest õues on ikkagi kohe see tuul päris jahe. Ja mul on ainult see punane jakk, pluss siis lühike trenchjakk, millega ma eile tulin. Ja see on reaalselt lühike ja õhuke. Ja see nagu väga ei anna mingit soojust, nii et oli mõte, et äkki leian mingi siukse toreda jaki, aga ei leidnud. Ja me isegi väga paljud poed nagu missisime selles mõttes, et jah, need olid kõik nii laiali kuidagi, et me ei kohanud neid ja kuna meil see internet on ka siin siuke, et ei ole nii hea ja jah, kogu aeg sellega tegeleda, et see võttis mega palju aega. Aga me teeme nüüd puhkepausi, me käisime siiski suveniiripoes. Ostsin endale scrapbooki jaoks mõned asjad, õigemini ühe asja, siis me ostsime emale suveniiriks.
raamatuhoidja, ta võib-olla näeb seda ennem, kui ta selle kätte saab. Kui ta vaatab, ma ei tea, ta ei vaata väga aktuaalselt mu vlog'e. Ja siis me käisime mingis sellises nagu kirjatarvete poest. Scrapbooki jaoks paberit. Kõiki akusid on vaja laadida, sest meie akud said nagu mõlemal täiesti tühjaks. Ja Liinal oli nagu kogu aeg see net sees ja Maps lahti ja väga palju akut võttis see. Ja siis me ostsime mingi akupanga vahepeal, mis nagu sai nii kiiresti tühjaks. No nii juhtuks valmis. Liinal on nagu ilus outfit, vaadake. On nagu ikka mingi outfit. Ja minul on teksa püksid. Aga it is what it is. Ma panen siia mingi jaki peale ja siis me lähme, loodetavasti saame ühte kohta sisse, kus on mingi pasta. Nagu hiljaks ei näe. Kuskile pasta kohta. Aga meil on kiire, nii et let's go. Vlogimises vist olnud siin, ma ei tea, selle aja jooksul, kui me õues käisime, ma vist ei rääkinudki. Aga see koht, kus me sööma läksime, seal oli nagu see teema, et nad ei booki otseselt laudu, et sa oled nagu järjekorras ja siis sa pead põhimõtteliselt jõudma selleks ajaks sinna, kui sinu nagu koht selles järjekorras on. Aga me jäime sinna hiljaks. Ja me ei olnud kindlad, kas me saame sinna, aga õnneks ikkagi saime. Ja tundub, et saime ühes väga popis pasta kohas õhtustada, mis oli tore. Me olime siis seal London Bridge nagu linna osas või mis iganes. Kandis ja käisime siis ühes selles Cheers. Ma oleks sellest Chardonnay'st rohkem oodanud, et on sparkling viinu pitši, et ma olen kunagi sparkling. Ma mõtlesin ka, et kui sa selle lahti tegid, siis tundus korraks, et see oli sparkling. Ja tõesti käisime see rooftop baaris, tegime kokteilid ja siis tulime tagasi siia, sest kell on 12:30 õhtul ja eile jõudsime ka minu meelest suht samal ajal tuppa, ehk siis väga hilised õhtud on meil. Aga kuna homme on suur kontserdipäev, ja ikkagi tahaks päris palju veel enne seda jõuda näha, siis jah, vaatame, mis kell magama jõuame. Aga me hakkame nüüd homseks plaani pidama. Jõuame siin väikest veinikest. Ja siiamaani on väga äge olnud. See linn on lihtsalt kuidagi nii ilus ja tore. Ja ma ei tea, vahepeal ikka nagu reisides on selline võõras tunne, aga siin kuidagi isegi väga ei ole seda, kuigi väga palju asju on võõrad ja uued, aga tore on. Tere hommikust, on kontserdipäev, juhu! Kell on 9, me ärkasime täna juba kell 7 ülesse. Hommikusöök on söödud ja see on nagu üks hea asi, et me ikkagi võtsime sellise koha, kus on hommikusöök, sest kui nagu USAs reisides oli see teema, et kuskil sa isegi ei saanud sükest asja, siis siin Londonis bookides ka väga paljudes ikkagi ei ole seda hommikusööki. Aga see säästab ikkagi aega ja raha, nii et kõhud on täis. Nüüd vaatame, mida me selga paneme. Ja ma olen selles suhtes lihtsalt nii pettunud, et nii külm on, et ma pean kogu aeg välja nägema nagu kaltsakas, sest mul ei ole soojust riidid kaasas. Ja ma ei tea, mida selga panna.
ühesõnaga vaatame ja varsti lähme jällegi õue ja täna liigume natuke teises suunas. No nii, minu outfit täna jääb selline. Mul on mõlemad asjad H&M-ist ostetud ja minu USA-reisi käekott. Aga kuna niimoodi on ikkagi külm, siis ma panen õejaki peale ja see on väga lahe. Mul võiks ka nii lahedaid riideid olla. Mul on vaja seda personal shopping sinu. Tule näita enda outfitil on nii särk. H&M. Nice. Kleit. On New Yorker. Saapad. Very cool. Ivo Nikolo. Ja kas enam selle outfiti juurde sobib? See on katsmas. Anyway, let's go. Olen täiesti veendunud, et kõige kiiremini läheb aeg poodides käies. Käisime ainult ühes poes ja kell on 12. Issand, ja üks pettumus, mis meid nii-öelda hommikupoolikul tabas, oli see, et see Sky Garden, kuhu me tahtsime minna, oli kinni täna, nii et vaatame, kas me saame äkki homme minna sinna. Teeme praegu ühe Breti peatuse ja juome teed, sest tegelikult suht jahe on täna ja varsti läheme sööme lõunat kuskil. Ühesõnaga me teeme mingit plaani praegu ja üritame sooja saada. Ma nägin eile ka kedagi, kes käisid mingi Englandi nende asjadega. No, need olid jalgpalli ja need fännid raudselt. Ei olnud. Need olid nagu samamoodi siuke. Ei tea. Tere päevast. Ma ei tea, mis kell on, aga me juba liigume 10 minuti pärast 3 me liigume juba tagasi hotelli. Liinal on Londoni pusa seljas. Käisime lõunat söömas ja siis selle kuulsa silla juures. Aeg on jällegi väga kiiresti läinud. Õues on siuke külm ja käisime mingis nagu pubi moodi kohas söömas, et saada siuke õige fish and chips kogemus ka. Väga hea oli. Ka muidugi mingi mega suur ports, nii et kõik ei jõudnud süüa, aga nüüd meil on see, et plaan oligi see, et me saame kõhud täis süüa ja ma kuulsin et siis kui kontsert tuleb, ma ei saa, mul on nüüd nii imelik rääkida, aga et kontserti ajaks on meil kõhud täis. Varsti oleme kohal. Nii ma olen põhimõtteliselt valmis kontsertiks. Mul ei ole mingit väga erilist outfiti, sest ma kuidagi juba kodus mõtlesin, et olen selline lihtne. Mul on must kleit, kauboisaapad
ja ma ostsin täna New Lookist selle jaki, mis on siukene, ei mäleta, sellel oli mingi väga konkreetne nimetus sellel jakil, aga väga hästi match ib nagu nende saabaste värviga. aga issa, ma ei mäleta, kas ma olen üldsegi rääkinud siin vlogis. aga miks me tulime üldse Londonisse, on siis Hertzi kontsert. Ma ikka rääkisin ja mul tuleb meelde. igatahes täna, õigemini tunni aja pärast siis algab ja noh, tunni aja pärast ilmselt on ikkagi soojendusesineja. nojah, tunni aja pärast jääks uksed lahti. et jah, eks näis siis, kui pikk see õhtu tuleb. ma kaamerat ei võta sinna kaasa, sest seal on nagu väga karmid reeglid. et isegi käekott on nagu mõõtude poolest peab ära mahtuma sinna, et ei tohi olla suurem kui lubatud. aga jah, ma pean veel huuled ära värvima ja siis olemegi valmis. väga põnev, saab laulda kõiki neid laule ja oma hääle ära kõrjuda kindlasti. aga see ongi põnev. väsinud kontsertisilli on jõudnud tagasi tuppa. Oh my god, mu jalad on nii väsinud. Kui võimas kontsert oli. Aga natuke vanaks olen jäänud kontsertide jaoks. Lihtsalt see soojendusesineja vapsi ei kerinud ja raske oli oodata, aga vähemalt see Hertzi show oli väga lahe, aga noh, kes üldse teab sellest bändist, siis seal on tegelikult 2 bändiliiget ja ühte kahjuks neist ei olnud. Nii et jah, sellest oli kahju, aga rahvas laulis ja väga tore oli. Igal juhul me oleme tagasi toas ja kell on 12 varsti kohe. Nii et pikk päev on selja taga. Viimane öö siin Londonis ja homme pakime asjad kokku. Aga tore nagu lõpetus sellele Hertzi eerale, sest see oli siis nende esimese albumi 15 on ju. 15. nii-öelda sünnipäev ja me olime ka 15, kui me läksime esimest korda Hertzi kontserdile ja isegi ei tea enam, mitmel me oleme koos käinud, aga see lihtsalt, kui tuli see uudis, et see suur nii-öelda comebacki ja mis iganes kontsert tuleb, siis mida? No anniversary jaa, aga selles suhtes comeback, et nad ei ole ikkagi noh, mis ta ütles, Londonis nad pole mingi 9 aastat või 7 aastat pole Londonis esinenud. Või üldse Inglismaal ta ütles. Nagu jah, Great Britain, et nad pole 7 aastat esinenud. No ma ei saanud üldse aru, mis ta ütles. No see oli ainukas, millest ma aru. Et kas see nagu sellest viimane album oli nagu see, aga sellest vist ei ole nii kaua. No ma ei tea, aga see tundub, jah. Igal juhul jah, see oli nagu siuke, et me saime siin 30, siuke tore lõpetus sellele ühisele Hertzi kontsertitel käimisele. Ja mis ei tähenda seda, et ma kunagi ei läheks uuesti, kes teab. Võib-olla nad kunagi tulevad veel. Ühesõnaga 30 aasta. Jah. Ja tore. Ja me tulime tagasi selle tabeldekkeriga, nii et see kogemus ka käes, väga toredad bussid ja jah, ma ei tea, Väga hea süsteem on nagu selles bussiga sõita.
mugav süsteem, lihtsalt vipad ja jah. Nüüd peab igatahes varsti nagu tuttu sättima ja meil on veel neid. Me käisime ju ennem sõõriku kohas ja siin on pool sõõrikut mõlemal alles, sest need on lihtsalt nii rammusad ja magusad. Aga see Biscoffi oma, mis me võtsime, oli päris hea, aga see on nagu üritas olla Kinder Bueno, aga tegelikult see maitseb nagu suhkur. Aga ma ei jutusta enam, sest homme on ka päev ja näeme homme hommikul. Meil on viimane päev Londonis ja õhtul lähme juba koju. Okei, viimane klipp, ma pean Liinat ka kiusama, sest ma pole üldse kiusanud siin selle vlogi jooksul. Et 10 palli süsteemis, kui rahul jäid kontserdiga? 10. See oli lahedam, kui ma arvasin, et see tuleb või noh. Ma olen nagu, jah, ma ei tea, lihtsalt võrreldes sellega, mis oli nagu eelmine Tallinnas nagu oli ikka praegu next level. Võimas. Tore. Good to hear. Ja ongi aeg öelda bye-bye meie toale. On siis reede nüüd juba. Käisime hommikusöögil ära. Pakkisime asjad ja nüüd meil tegelikult läheb lend alles 6:30 õhtul. Aga noh, Londoni lennujaamad on kõik nii kaugel, et kuigi me seekord lähme Ryanairiga tagasi, tulime siis Air Balticuga, et siis ikkagi jah, päris kaua aega peab arvestama selle tripi jaoks. Ja ma panin täna selga oma eile ostetud seeliku. New Lookist ostsin selle. Ja see jakk, mis ma eile kandsin kontsertil, oli ka New Lookist. Aga mõtlesin, et kuna täna on vist kõige soojem päev nendest päevadest, näitab vist, et noh, päeva peale tuleb mingi 19 kraadi. Ja me võib-olla lähme kuskile parki lihtsalt täna, et siis tore seelikuga olla. Ja ma ei tea, mu kohver on nagu nii täis, et ma lihtsalt mõtlen, mida ma üldse kaasa võtsin, aga lihtsalt need kauboisaaptisideks võtab päris palju ruumi. Ja loodame, et midagi ikka mahutab sinna veel, sest oli paar mingi iluasja, mida ma tahaks osta, aga vaatame, kuidas me üldse leiame need. Igal juhul lähme teeme check-out'i kohe ja siis just jätame oma kohvrid siia. Ja naudime oma viimast päevakest siin Londonis. Me oleme Liinaga ikka nagu kohalikud. Täna käisime või tulime siis metrooga siia, ma ei tea, mis Hyde Parki juurde ja noh, teise linna ossa siis. Aga väga lahe asja, ma ei tea, miks ma ei mäletanud. Või nagu ma ei mäleta, et Barcelonas see metroo oleks nii kiiresti liikunud. Ja tõesti nagu nii mugav süsteem ja palju parem kui seal mõnes teises suurlinnas minu meelest. Ja eile me käisime siis selle double-deckeriga, sõitsime täna metrooga, me oleme käinud taksoga, jala liikunud palju, et me oleme nagu kõike ühistranspordiviise kasutanud. Issand, mul läks nüüd üks ilma. Aga me nüüd jalutame siin pargis, nii ilus. Päikseline ilm, naudime natukene mingit ilma, sest Eestis näitab nädal aega ainult vihma, nii et jess, jälle on hea meel tagasi minna. Ja lähme vaatame, kas me saame kuskilt midagi juua. Pääsnud. Ma unustasin jälle loogida täna lennujaamas ka. Aga me oleme lennukis. Oleme koju. Kuidas võtad kokku oma reisi?
varuge palju raha, kui ta on selle etesegi. see oli jah. Isegi kui sulle tundub, et sa ei kulunud lõpuks ikkagi on kulunud kuskil. Ma ei taha isegi kokku arvutada, aga muidu jah, tahaks veel nagu veel taha. see oli kindlasti nii kui me nägime Your company command. On today's flight we call Commander Oliver Aspen, Officer Zhao, in a cabin hustle.